Asi ei ole selles, et sul oleks aega. Asi on selles, et sa võtad aega. See lause avab sügavuti, kuidas me oma aega tajume ja väärtustame. Igapäevaselt kuuleme inimesi ütlemas, mul ei ole aega. Kuid tõsi on hoopis see, et meil kõigil on aega. Ühepalju. Küsimus on pigem selles, millele me seda kulutame. Sageli ei tähenda ajapuudus muud kui seda, et me pole otsustanud teha ruumi nende asjade jaoks, mis meile päriselt olulised on. Kui mõtleme aja omamisest, võib jääda mulje, justkui peaks elu ise pakkuma meile sobivaid hetki meil tegeleda olulisega. Tegelikkuses on meie päevad täidetud kohustuste, ootamatuste ja segajatega, mis võivad meid pidevalt rajalt kõrvale juhtida. Kui me ei tee teadlikku otsust võtta aega, siis see lihtsalt kaob märkamatult. Aja võtmine tähendabki aktiivset valikut. Selget otsust, et miski on piisavalt tähtis, et selle jaoks ruumi luua. Sageli ütleb inimene, et tal pole aega lugemiseks, liikumiseks või perega koos olemiseks. Tegelikult tähendab see enamasti, et need tegevused ei kuulu tema prioriteetide hulka. Kui sa ei tee neid, siis sa ei taha neid teha. Me leiame alati aega sellele, mida peame tähtsaks. Olgu see siis töö, sõpradega suhtlemine, sotsiaalmeedia, telesaated või mõni hobi. Kui midagi on meie jaoks oluline, siis me võtame selleks aega. Seetõttu on aja võtmine otseselt seotud väärtuste ja prioriteetide seadmisega. Me suuname oma energia sinna, kus see meid enim toetab. Aja võtmine ei tee meie päeva imeliselt pikemaks. See tähendab hoopis oskust oma aega teadlikult planeerida, loobuda ebaolulisest ning luua harjumusi, mis aitavad meid edasi. Näiteks võib hommikune tund enne tööpäeva olla ideaalne aeg enesearenguks. Aga seda vaid juhul, kui loobume õhtusest lõputust ekraaniajast ja läheme varem magama. Teisisõnu, me ei saa kontrollida, kui palju aega meile antakse, kuid me saame kontrollida, kuidas seda kasutame. Kui me võtame aega iseendale, oma arengule ja lähedastele, näitame, et need on meile tõeliselt väärtuslikud. See on eneseväärtustamise ja teadlikkuse väljendus, mitte luksus. Aja võtmine peegeldab meie sisemist kompassi. See näitab, kuhu oleme otsustanud oma elu suunata. Kokkuvõttes ei ole asi selles, kas meil on aega. Küsimus on selles, kas me võtame aega nende asjade jaoks, mis meid päriselt rikastavad. Aega on meil kõigil sama palju, aga selle sisu peame me ise looma. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!